Tervist! Teeme X14 ülesannet Linnanmägi ja ma alustan sellest, et võtan siit malli. Mall on meil siin all ja kopeerin selle siis PyCharmi. PyCharmis ma olen juba teinud valmis endale, eks ole. X-Coastas on mul X14 / Linnanmägi ja siin sees on siis linnanmägi.py fail, et siin ma siis toimetan. Ja kleebime selle siis siia ja hakkame siis siin toimetama. Ja koodi on palju ja siin siis mõned võib-olla tähelepanekud, mida me siis siin teeme uut. Et neid objektorienteeritud asju on juba mitmeid olnud. Selles mõttes midagi võib-olla drastilist uut ei ole, aga mõned uued nüansid. Esimene asi see, mida me siin kasutame, on olemas üks enum, ehk siis siuke eeltäidetud väärtustega siuke siis klass või tegelikult tehniliselt lõpuks on need kõik objektid. Aga ma saan siit tegelikult kopeerida isegi need 4 asja. Siis meil on olemas siuke asi nagu WriteType, mis siis sulgudes tähistab seda, et ta laiendab enum ehk siis enumeration klassi ja siia alla ma siis lihtsalt kleebingi nüüd need 4 väärtust. Need on siis erinevad tüübid, mida siis attraktsioonid, mida siis saab kuskil kasutada. Ja no õnneks see kopeerimine töötaski nii lihtsalt, et ma ei pidanud nagu midagi tegema, ma sain sealt otse kopeerida. Isegi see taane tuli ilusti kaasa. Ja siin me tegelikult rohkem midagi tegema ei pea, et nad sellisel kujul jäävadki ja nüüd me lihtsalt edaspidi saame siis mõnusalt WriteType punkt ja siis ta pakub mulle siin kas raketti või viikingit või nii edasi. Ühesõnaga selline asi. Ja no, et miks ta siis mugavam on, et ma võiks ju tegelikult mingi listi teha või ka dictionary, aga mugavus on just selles, et need nii-öelda nimetused on mul siin IDEs mugavalt kätte saadavad, et kui ma siin sellest tahan näiteks kasutada, ma saan kirjutada WriteType punkt ja siis ta kohe pakub mulle neid variante. Nii et selles mõttes on ta mugavam. Et kui mul oleks lihtsalt list, et siis neid, mis seal listi sees on, neid on väga raske nagu kätte saada. Okei. Ülesandes on siis meil tegemist, eks ole, niisuguse, kuidas siis öelda, lõbustuspargiga ja võib-olla mõned uued asjad, mida me siis tahaks kasutada, siin on see, et me proovime kasutada nii-öelda jutumärkides privaatseid muutujaid. Ehk siis tegelikult tehniliselt see tähendab seda, et kui me muidu oleme seni võib-olla deklareerinud neid muutujaid täpselt sama nimega, nagu nad siin näiteks parameetrina kaasa tulevad, ehk ma teen siia näiteks self-WriteType, siis sellisel kujul on nad tegelikult avalikult kätte saadavad, ehk siis igaüks võib minu objektis, kui ma olen näiteks teinud uue sõidu või uue, mis iganes see ride siis on, mingisugune tegevus seal lõbustuspargis, et ta võib iga kord selle üle kirjutada. See on nii-öelda avalik, et keegi ei piira seda. Siis mida me nüüd proovime teha on see, et me kasutame nii-öelda 2 alakriipsu siin nime ees. See siis peidab selle natukene väljastpoolt ära. Samamoodi näiteks init on 2 alakriipsuga ja neid 2 alakriipsuga meetodeid on veel, näiteks str ja nii edasi. Ehk siis neid nagu otse nendele ligi ei pääse. Selle nii-öelda klassi enda sees me saame neid ikka kasutada, näiteks siin see addRider, see saab ikka samamoodi kasutada self-WriteType, on temal siin kätte saadav. Selliselt me siis salvestame kõik ära. Kui ma nüüd ühe kirjutasin juba 2 alakriipsuga, siis ta õnneks järgmised oskab mul samamoodi juba pakkuda, et ma ei pea siin väga palju ise koodi kirjutama. Okei, et nüüd me oleme siis valmis saanud selle konstruktori, kus meil on siis sees salvestatud vajalikud asjad. Siin peab muidugi tekstist lugema, et tõenäoliselt on siin veel mingit infot, mida peaks salvestama, võib-olla on ka need asjad, mida peab natuke teistmoodi salvestama, võib-olla peab kontrollima mingisuguseid tingimusi, aga no ma praegu jätan need asjad kõrvale. Et niikuinii selle video eesmärk ei ole seda koodi ette lahendada, vaid rääkida võib-olla mingitest põnevamatest asjadest. Nii, ja siis selleks, et neid andmeid väljaspoolt kätte saada, mis kasutame tavaliselt get ja set meetodeid, näiteks get Linnanmägi, see siis tagastabki meile return self Linnanmägi. Ja samamoodi need kõrguse nõuded ja ride name ja nii edasi. Aga siin see on ride name, siis peab tagastama selle ride tüübi nime.
Get current riders, siis on tõenäoliselt vaja meil salvestada ära ka see info, et kes seal sõidab praegu peal, et see on mõistlik siis samamoodi siia salvestada. Jällegi peab alati mõtlema, et mis tüüpi andmeid või kuidas me neid seal hoiame. Kuna ma praegu etteruttavalt ei tea, mis seal on, ma näiteks teen siia veel listi. Näiteks paneme current riders, teeme listi. Aga võib-olla mul on hiljem set või dictionary mõistlikum teha. Vaatame korra, mida siin tagastama peab. Dictionary, okei. No kui ta on dictionary, siis mõistlik on teda hoida ka dictionary. Nii et ma teen ta siis dictionary'na siin valmis. Okei, ja add rider siis tõenäoliselt lisab selle sinna ja nii edasi. Et sellised asjad. Nii, võib-olla ennem kui me lähme muude asjade juurde, vaatame ära korra. Seda stir meetodit me oleme siin juba tõenäoliselt kasutanud, et see on siis see, kuidas sõnena välja kuvatakse see objekt, kui me prindime. Siin on visitori kohta samamoodi konstruktor. Aga otsime üles, siin on koodis meil, siin on küll siuksed asjad nagu LT ja GT. Ehk siis need on erilised meetodid selle jaoks, kui me võrdleme kahte objekti. Ja see LT on siis less than ja see on siis greater than. Ehk siis me võime ise kirjeldada ära, mis juhtub, kui me ütleme visitor klassile, ütleme, võrdleme neid kahte. Näiteks, et kas see visitor on väiksem kui see visitor. Ja see on niimoodi, et mitu seda sõitud on siis teinud. Ja kui see on sama, siis tuleb võrrelda, palju ta on kulutanud. Ehk meil on olemas niisugune nagu total spent ja siis on olemas number of rides. Number of rides on siis tõenäoliselt kuskil me peame selle ära salvestama, et me siis teame. Ja siin otseselt siukest, meil on siis isegi tehtud siuke meetod ka nagu len. Jällegi see on 2 alakriipsuga. See tähendab seda, et ma seda otse välja ei kutsu, aga kui ma kutsun kuskil koodis välja len self antud juhul, või ütleme, et hiljem on ta mingi muu muutuja, self lihtsalt viitab sellele samale objektile. Aga ta võib ka mingis muus muutujas olla hiljem, näiteks siin allpool me võime korra vaadata. Siin on näiteks len. Len, aga mis oli visitor või? Visitor, ma saaks kuskil teha siis üks asja nagu print, len, visitor 1. Ja siis ta, vaikimisi ta ei oska objekti puhul midagi teha. Kui ma teen oma mingi objekti, siis len annab mulle tõenäoliselt vea. Aga kui ma olen siukse meetodi üle kirjutanud, siis ta tagastab seda, mis vaja. Ja antud juhul siis ta peaks tagastama mitu sõituse külastaja on siis teinud. Nii. Võib-olla vaatame, mis me siit võiks siis teha. Tõenäoliselt on mõistlik teha mingit siukest asja, et me salvestame ära need sõidud. Kuna see sõit, vaatame sõit, tegelikult loeme, mis see juhend ütleb. Sõit on meil selline asi, et ticket, ticket lisab kasutatud pileti ajalukku. Nii. Pilet, ühesõnaga see ticket siis tõenäoliselt näitab ära seda, et ta on sõidule läinud. Ja, meil on külastaja loomisel. Kui me ostame pileti, siis tagastab true, kui see ostmine on edukas, vastasel juhul false. See on see juht, kui me ostame pileti, see siis tagastab kehtivad piletiid, ehk siis neid piletid võib mitu olla, nii et tõenäoliselt on mõistlik nad siia teha, eks ole, mingi vastav muutuja. Neid teisi asju praegu ei hakka tegema, ma teen see näiteks tickets. Tõesti on mõistlik listina hoida, kuna see tagastab kehtivad piletid ja tõenäoliselt tagastab nad listina. List, jah. Ja see on meil mingi ticket history, vaatame, mis selle kohta öeldakse. Lisab kasutatud pileti ajalukku. Pilet lisatakse siis ajalukku, kui ta on sõidu läbinud, mitte ainult peale istunud. Ja get ticket history ka. Tõenäoliselt mõistlik on need siis nagu tõenäoliselt eraldi hoida. Et meil on piletid ja on pileti ajalugu. Võib-olla neid saaks ka kuidagi koos proovida hoida, aga ütleme, et ticket history. Ka list.
by ticket siis lisab siia listi ja kuskil ticket to history lisab sinna teise listi. Ja siin siis tõenäoliselt selles lennis on siis meil vaja tagastada, eks ole, mitu sõitu ta on teinud. Ja siis me võiks arvestada seda, et kuna see pilet ei tähendanud, et ta oli sõitnud, siis tagastame mitte self-tickets, vaid self-ticket history. Et history oli see, kui ta oli ka sõitnud päriselt. Nii et ütleme, et kõik sõidud, mis on tehtud, on siis ta pileti ajaloos olemas. Näiteks midagi sellist. Ja see less than ja greater than, see on siis töötavad niimoodi, et see other, mis siia antakse, see on see, mis jääb teisele poole nagu võrdlust. Kui ma näiteks kirjutan, mul on mingi visitor 1 on väiksem kui visitor 2, siis see visitor 1 on see, kelle objekti küljest kutsutakse see väiksem kui võrdlus välja või meetod. Visitor 2 on see, mis läheb see other muutujasse. Me igaks juhuks muidugi peab nii tegema, et kui siin on 3, et siis meil võivad mingid vead tekkida, et esimene asi, mis me siin võiks kontrollida, on siis see, et kui see is instance, other on visitor. Et siis me saame üldse midagi tegema hakata. Et jälle kokkuleppe asi. Oletame, et paneme siia true, aga siin tuleb veel kontrollida, siis paneme return false. Et kui ta on 3, et siis me alati ütleme false. Kuigi, eks see on ka küsitav, võib-olla õigem oleks üldse viga anda. Sellepärast, et ma isegi ei tea, kas see on tõene või vale. Et pigem võiksin vea anda. Visitor 2. Et võib-olla ma isegi paneks siia mingi reis. Siia võib mõelda, mis errori ma kirjutame. Näiteks paneme mingi runtime error. Runtime, see on midagi, näiteks mingi siuke asi. Aga meil vist ülesandes siukest olukorda ei tekkinud üldse, et kus me neid niimoodi võrdleme. No nii, ja siis me tõenäoliselt peame lihtsalt võrdlema, et kui self, len self on väiksem kui len other ja miks ma nüüd saan nii teha on see, et kuna ma olen selle len meetodi siin ära kirjeldanud, siis ma võin nii selfile kui otherile seda rakendada, ehk siis kutsuda selles len funktsioonis välja. Ja me veendusime ka, et see other on ka visitor tüüpi, nii et tal on siis see sama tüüpi klass. Ja kui ta on väiksem, siis tagastame true. Niimoodi. Ja muul juhul, siin tuli võrdsust ka veel kontrollida, et kui paneme siis else või elif len self on sama kui len other, siis pidime võrdlema total spenti. Ja selle asemel, et kirjutada pikalt, kui esimene on väiksem kui teine, siis tagasta true ja kui teine on väiksem kui esimene, tagasta false. Ma võin kohe kirjutada return self total spent ja on väiksem kui other total spent. Ja siis vastavalt sellele, kui ta on väiksem, siis ta tagastab true ja kui ta ei ole väiksem, siis tagastab false. Ja else'i puhul siis võime tagastada return false. Aga tegelikult ka selle osa, need osad võib kokku panna ühe alla, et kui nad on, et ta tagastaks nii-öelda return, see on väiksem kui see. Aga siis peab selle if'i ettepoole panema, et ühesõnaga saate ise proovida kombineerida. Aga lõpuks see ka tõenäoliselt vale ei ole. Kui ma nüüd need õiget pidi kirjutasin. The greater than on siis sama asi, lihtsalt teistpidi, et põhimõtteliselt võite analoogselt lahendada. Nii, ja siis on see equals ja hash. See equals ja hash käivad nagu käsi käes, et selle mõte on siis see, et see equals kontrollib siis, eks ole, seda olukorda, kui meil on visitor 1, on visitor 2. Ja siin me samamoodi peaks kontrollima, et if is instance visitor ja siis me peaks kontrollima seda, et nimi, age, height ja count balance on samad. Ehk siis sisuliselt peame tegema niimoodi, et return, ma võin see if lausega teha, aga ma teen niimoodi, et self name polnudki name, aga ma ei ole neid väärtusi loonud. Ma teen siia mõned, teen name'i ja vanuse. Self name on name,
self age and age. No nii, ma saan midagi siia kirjutada, aga noh, analoogselt saab siis edasi teha. Self name võrdub other name. Ja siin ta on kättesaadav sellepärast, et me oleme tegelikult selles samas klassis. Et noh, võiks öelda, et other ei ole nagu self, et kuidas ma saan sellele name'ile ligi, aga ma saan sellepärast, et ma olen ikkagi selle sama klassi sees tegelikult. Ehk siis see name on kättesaadav selle klassi sees, kuna see other on see sama klass, samad tüüpi, sellepärast on see name kättesaadav. Muul juhul siis ma võin teha ka mingi get name näiteks meetodi ja siis selle kaudu teha. No nii, umbes selline ja siis siin on return false. Nüüd see hash on see meetod, mida on vaja näiteks selle jaoks, et dictionary's ja hulgas või siis setis nii-öelda objektidel või aru saada, et kas tegemist on sama objektiga. Et no, et sisuliselt equals on see, mida rakendatakse. Võiks öelda, et võrdlused rakendatakse, kui ma lisan näiteks setti ühe visitori ja lisan sinna teise visitori, mis on see sama, siis ta kasutab seda equals meetodit, aga siis hash on see, mis aitab neid nii-öelda arvutada neid nii-öelda räsisid, mille järgi siis neid dictionary's ja setis nii-öelda hoitakse. Et siin detailidesse väga ei lähe, aga mõte on see, et see equals ja hash peaks toimima sarnaselt, ehk siis, et nad võiks samu välju nii-öelda kontrollida. Ja hashi jaoks me peame midagi erilist nagu leiutama, et hash iseenesest tagastab lihtsalt ühe täisarvu, selleks saab lihtsalt kasutada olemasolevat funktsiooni hash. Ja hashi sisse saab panna mitu erinevat nii-öelda väärtust, näiteks ennikuna selliselt, et paneme siia self name, self age, ma seda self ticket history't siin ei pane, sest nad võiks kattuda sellega, mis on ka equalsi sees. Teatud juhtudel on mõistlik ühes rohkem nii-öelda välju võrrelda kui teises, aga jällegi, et siin selle raames võiks nii teha, et siin võrreldakse samu asju, mida me siin kasutame. Nii et selliselt saab selle asja lahendada. Ja siis üks asi meil, mille tahaks ennem läbi käia, on see, et siin meil on siukene static meetod. Kui meil, vaatame, kus kuskil on seda kasutatud ka, üks usage, väga hea, ma saan klikkida. Et kui muidu me kutsume meetodeid välja, sellel ticketil on näiteks siukene get price, siis ma olen loonud kõigepealt ühe objekti. Antud juhul on siin ticket ja ma ei tea, kuskil on veel ticketeid. Siis ma kutsun selle objekti kaudu välja, ehk siis sisuliselt ma loon muutuja. Muutuja viitab mälus mingile objektile ja siis ma kutsun sellel nii-öelda konkreetselt mälus oleva objekti kohta seda meetodit välja. Nüüd see staatiline meetod, neid me kutsume välja mitte nüüd objekti küljest, vaid me kutsumegi välja klassi enda küljest. See tähendab seda, et mul ei olegi nagu konkreetset ticketit, vaid ma ütlen, et üldine abstraktne ticket ja siis kutsun selle meetodi välja. Ja miks see vahel vajalik on see, et kui ma siin, näiteks selles get ID või get ride, siin ma tahan kasutada neid andmeid, mis siis on selle konkreetse piletiga seotud, siis siin ma ei taha. Lihtsustatult võib tegelikult öelda, et see staatiline meetod on nagu lihtsalt mingi funktsioon. Et kui meil siin on, eks ole, igal pool see self, siis nagu näha, siis sellel staatilisel meetodil seda self ei ole, siin on lihtsalt üks parameeter, mida ma siin saan kasutada. Ja ta ongi sisuliselt nagu üks funktsioon, mille me lihtsalt oleme selle klassi sisse pannud, et oleks võib-olla mugavamalt üles leitav. Aga võiks siin teha ka create discount ticketi siia klassist väljapoole ja sarnaselt seda kasutada. Ja mis me siis siin teeme? Siin me peame siis lihtsalt tegema mingi discount ticketi, ehk siis me loome ühe allahinnatud pileti. Ja see on siis üks viis, kuidas ilma konstruktorita luua mingit keerukamat objekti. Muidu on nii, et kui ma tahan, oletame, et neid allahindlusega pileteid on palju, siis ma peaksin tegema nii, et ma loon pileti, annan talle allahindluse, aga palju mugavam võib-olla teha midagi siukest, et ta automaatselt on üks abifunktsioon mul, mis loob neid allahinnatud pileteid. Vaatan korra, mida see discount meil siin teeb. Okei, siin on mingi keeruline valem või loogika, aga ütleme, et ma teen mingi lihtsustatud näite siia, et siis te saate vastavalt ise nagu toimetada. Okei, see on pikkusest sõltub sellest sõidu pikkus korrutatud sõidu nime pikkusega, ümardatud üles. Ühesõnaga me võtame sõidu pikkus, korrutame sõidu selle nime pikkusega. Ütleme, teeme siis niimoodi, et arvutame see välja eraldi price. Price on siis, eks ole,
see RAID, mis me ette anname, RAID get price, mitte get price, vaid meil oli get RAID duration korda len RAID get RAID name, jah. Ja siin on mingisugune ümardatakse üles. No siin tuleb vaadata, kuidas ümardamine täpselt siis toimuma saab, on ju. Kas kasutate mingit ümardamist või teete täisarvuliselt kuidagi ja siis toimub ümardamine alla, on ju. Ja siis me siin lihtsalt teemegi jah, et return ticket, anname ette selle sõidu ja siis anname ette selle uue hinna, mis tal on. Okei, see muidugi, praegult on mingi suvaline, jah, ta vist nii tulebki, nendest arvutatakse välja. Ja nüüd ta tagastab meile selle ticketi. Ja nüüd, kui me siis hiljem kasutame seda Great Discount ticket, siis see tagastab meile ticketi objekti ja ma saan sellega nagu edasi opereerida. Ma võiks selle ticketi luua ka nagu puhtalt. Ma ei tea, kas meil on siin mõni ticket, mis luuakse. Ticket. Jah, mõni ticket luuakse otse niimoodi. Siin on hind nagu kaasa antud. Aga seal on siis tehtud siuke koht, kus siis see ticket see hind kalkuleeritakse. Okei. Ja siis selle ülesande puhul on siis ka oluline see, et tuleks kirjutada mõned testid selle asja juurde. Nii et mõistlik võib-olla ongi teha kuidagi niimoodi, et kirjutate teste samal ajal, kui kirjutate lahendust. Ja iseenesest see lahendus, nagu ikka, et siin nagu algoritmiliselt midagi keerulist ei ole, et võib-olla tuleb lihtsalt üle vaadata mingid erinevad tingimused, et näiteks add rider, et siis on tõenäoliselt vaja üle kontrollida erinevad tingimused, millal võib seda siis nii-öelda visitori sinna lisada. Et ma ei tea, ongi, et kas pilet on olemas, kas ma ei tea, ongi, et kas sinna mahub sellele kas need current ridereid ei ole juba liiga palju. Mis siin siis veel saab kontrollida? See lõpp näpuga järga ajada täpselt, et mida siis lõpp kontrollida, et kõik asjad sobiks. Tõenäoliselt ka see nii-öelda kõrguse või pikkuse, mis iganes ta on siis, jah, kõrguse nõue on ka, et kui kõrge peab olema, et sellel asjal siin sõita ja nii edasi, et ühesõnaga need asjad tuleb kõik üle kontrollida. See on nüüd see asi, mis siis teeb tegelikult niisuguse põhitöö ära, ehk siis ta võtab kõik sõitjad, kes meil on, need siis nii-öelda lõpetavad sõidu, teevad nende piletitega vist siis selle liigutused, liigutavad nad sinna history'sse, see on siis see koht, kus meil hiljem oli vaja lugeda, et mitu sõitud on teinud ja siis on vist oli vaja ka see külastajana lisada siis sellesse Linnanmägisse. Et meil on selline külastaja on käinud. Ja siis muidugi tühjaks teha, eks ole, see praeguste sõitjate list ka. Ühesõnaga siukseid asju, aga tuleb kõik näpuga järga ajada, et mis kus toimub. Ja muus osas ongi, et võib-olla need ongi isegi kõige mahukamad funktsioonid, et või meetodid üled on siuksed, midagi tagastavad, võib-olla midagi kontrollivad. Selle staatilise meetodi me käisime üle, väiksem kui suurem kui meetodid käisime üle. Mõtlen siin vist rohkem otseselt ei ole siukest trikki. Ja siis on edasi on juba see, et siis tõesti on vaja neid teste kirjutada. Testide puhul te võite ka siin juba vaadata, et eks need ju on ka nagu mingil määral testid. Aga te võiks proovida siis katta ära nagu võimalikult palju koodiridu ja võimalikult palju meetodeid. Kõik variandid oleks läbi testitud. Et ongi, et siin me küll prindime välja, aga te siis kirjutate selle nagu assert lausena, et kas üks või teine asi on nagu true või false. Nii, aga ma jätaks selle video siin kohal pooleli ja võib-olla mingi hetk ma teen lihtsalt täitsa eraldi video, kus ma siis teen seda testimise osa, et siis on nagu, kes tahab ühte või teist osa vaadata, saab nii teha. Ja võib-olla teisest küljest video ei lähe pikaks ja võib-olla kolmas asi on veel see, et võib-olla see eraldi testimise video on selles mõttes kasulik, et seda saab ka mõne muu ülesande puhul analoogiana ette näidata hiljem. Nii, aga praegu aitäh ja järgmise videoni.